Selles videos ma loen sulle ühte lõiku enda märkmikust. Täna ma ei loe sulle raamatut, sest mul ei ole raamatut lihtsalt siin kaasas, kus ma neid videosid salvestan, seda videot salvestan. Et mul on minu märkmik. Raamatus on ka minu hõbedase märkmiku lood, pool raamatut on praktiliselt kaetud sellega. Ja see on see koht, kus ma suhtlen enda teadvusega või siis enda vaimuga, enda kui jumalaga või enda kõrgema minaga, ükskõik kuidas sa sellele nimetust annad. Mina ütlen, et enda teadvusega, vahest tuleb ka tahtmine öelda vaim ja ütlen seda, mis on mulle loomulik. Ja mul oli üks küsimus esitatud mõnda aega tagasi. Ja sellest, mis toimus, sellest ma rääkisin tegelikult oma raamatu esitlusel ja ma siia videosse seda ei too, aga see on sellega seotud, mis oli tollel hetkel ja ma lihtsalt tahtsin teada, et mis toimub. Ma tahtsin teada, et kas see, kuidas mu keha toimetab, on seotud sellega, et ma olin teinud ühe lahtiühenduse ja see on nagu järelkaja või siis on midagi muud. Ja teadvusest tuli selline vastus. Vastus sulle on lihtne. Sellel on üks ja ainus tagasiside. Sul on hirm. Sellele hirmule on järelkajaks veri ning puhastus, mis kehas toimub, on järjepidev ning katkematu. Sa annad tähenduse omale sellega, et paned end võrdlema oma eelmisega, kes sa olid ja näed seal muud kui tõele vastav info. Sinu võrdlus. Sa olid varem teadlikum sellest, millega sa oma elu ära elad, ehk sa said alati endale midagi osta ja sul on alati raha. Praegu sa näed pausi sellel ja sul on alati raha. Vale rida. Praegu näed sa pausi sellel, sest käib muutmine. Aga sa arvad, et sellest oled ilma, sest raha pole. Võta endale hetk ja hinga. See hirm on lõpuni tegemata ja nägemata. Ei ole asi mehel ega emal, vaid selgelt oled omaks võtnud vaid loo, et ma pean olema kellegi moodi, kes ei ole mina ise. Võta selgeks teadmiseks ja olemiseks hoopis kood. Ma olen tõeline ja ma olen mina. Sellega sa astud endaks olemisse ja sinus on kohe selles võtmes vaba hingamine. Hirm lahustub, kui lased tal olla omas vormis ja paned ta sinna, kus on kõik. Sa oled kõik ja pole erandeid. Sa saad luua oma reisi kõige suurimaks kaoseks või armastuse oaasiks. Sina valid. Armastus on vaja vaid olla. Armastuseks on vaja vaid olla. Sa oled, las kõik muu muutub. Sa oled. Kuna ma kirjutan neid asju vahepeal totaalselt nagu kiiresti ja erinevates kohtades, mitte laua taga istudes, vaid üldjuhul süles, siis ma vahepeal ise ka avastan, kuidas nagu lugeda seda teksti, sellepärast et käekiri on natuke selline sogane, aga ma saan aru, et kui mitu korda loen, siis on kõik täpne. Ja siit ma tahaks veel ühte katkendit lugeda. Üks lause, mis tuleb. Puhates sa lihtsalt näed enda tõele vastavat reaalsust. Kõik muu pole sina. Ja ma just hiljuti salvestasin ühe video, kus ma jagasin sellest, et oli periood, kus mul oli kogu päev oli täis toimetusi ja mul ei olnud hetkegi, kus saaks lõõgastuda ja puhata.
ja peale seda, kui toimus põhimõtteliselt nii-öelda plahvatus ja miski asi muutus, siis on tulnud juba mitu aastat see, et puhka. Täna ma saan tõeliselt aru sellest ja valin järjest rohkem lihtsalt olemist ja puhkamist ja elu on lihtsalt nii ilus. Mitte midagi ei jää tegemata, mitte midagi ei jää toimumata, millestki ei ole ilma. Pigem on see, et uued võimalikkused hakkavad järjest rohkem avalduma. Ja see ongi see illusioon, kus ma elasin, et arvasin, et elu elamiseks on vaja teha kogu aeg. Aga tegelikult on vaja hoopis olla. Ja siis selge teadmise põhjal tegutseda, kui on selleks konkreetne teadmine, et nii, tee nüüd seda. Ei tea, ma vist rohkem ei loe midagi. Igal juhul, kui sa tahad minu raamatut osta, siis saad seda minu kodulehel teha, nii e-raamatut kui paberraamatut. Augusti lõpuni on nii-öelda raamatu avaldamise hind. Ja lähipäevil saab minu raamat olema müügis ka Apollo kauplustes. Kuna ei ole tegemist ülisuure partiiga, siis kui sa tunned tõmmet, siis lihtsalt osta ära, sellepärast et täna mul ei ole veel teadmist, et teha kordustrükki, aga mine tea. Naudi siis enda päeva, naudi ennast, ma näen, et päike tuli välja ja ma lähen ka kohe õue. Lähen vaatan siis, kus mu see kiisu on. Tšau!